ja ongi käes. Nüüd kiirelt kõik vajalik kottidesse. Koos ühe lisapaari russikutega juhuks, kui peaks ennast täis. Kiire kohvipaus ja uus seiklus võibki alata. No nii, tore, et olete jõudnud tagasi Seikluseküttide YouTube'i kanalile. Meie oleme jõudnud Istanbuli, Türki ja nüüd kohe varsti lähme linna peale natuke avastama, meil on natuke siin aega. Ja täpsemalt me tegelikult ei lähe Istanbuli, tegelikult me läheme Vietnamisse, aga lihtsalt selline vahemaandumine on, et me oleme üle 20 tunni Istanbulis, nii et me saame isegi ringi avastada, natuke linna vaadata. Ilm on küll jube kehva meil väljas, aga elame need 24 tundi üle ja lähme vaatame, mis linna peal toimub. Jõudsime enda hotelli. Päris pikk nagu reisipäev. Nagu arvasime küll, et jõuame nagu veits varem või midagi sukest. Aga siis, ma ei tea, see transport ja asjad kokku ikka lõpuks nii hilja jõuab. Kell on mingi 7 läbi praegu. Kohe 8, Sandra ütles. Aga plaan on siuke, et teeme mingid kebabid ja siis tõmbame magama ära, sest see lendamine on siuke väsitav tegevus. Üldse see reisi osa nii-öelda, kus sa pead transport kasutama hästi palju. Aga jõudsime hotellituba on suht palav. Nagu ta on lämbe veits siuke. Ja me oleme Essal korrusel, meil kohe paistab aknast välja see. Mulle ei antud mikrofoni. Ei andnud, jah. Tahad ka mikrofoni? Tahaks küll, jah. Kuidas sulle reisipäev meeldis? Esimene reisipäev? No, reisimine. Ei ole ju midagi katsult teinud. Ja minu jaoks ongi see, et lennusõit, see on nii lühike, et see ei ole nagu hull. Aga see kõik, mis peale lendamist oli mingi, me reaalselt reisisime lennujaamast see hetk, kui me saime lennukist välja, kuni selle hetkeni siia jõudmiseni 3 tundi. 3 tundi! See oli umbes sama kaua kui see lend, mis meil Tallinnas siia oli. Jah, see oli üle 3 tunni veits. Mul on tunne, et see kant, kus me oleme, see on ilmselt veits natuke kallim koht. Et siin ei saa nii hääde hindadega neid kebabe. Aga ma ei viitsi kaugele ka minna selle pärast. Ma ka mitte. Ma võib-olla maksan Eesti hinda siin kebabi eest, aga Iriis var Iriis, vähemalt ta on kohalik. No nii, vaatame seda. Ma kasutasin, ma pesin käsi. Ma mõtlesin, et keegi on jätnud vana seebi siia. Ei, kui ma kohe tuppa tulin, ma pesin käed puhtaks. Mõistlik, ma peaks erinevalt. Mina tavaliselt olen mina see, kes seda esimesena teeb. No võt. Ma lihtsalt rääkisin seal onuga. Hotelli onu oli siuke, tahtis jutustada või raha saada? Ei, ma ei usu, et ta tahtis raha saada, ta ei tundunud siuke. Ei tundunud. Meil on eriarvamus Hansuga selles osas. Ta vedas Sandra kotti ja nagu tegi siukseid asju. Nagu no ma ütlesin, et ta ei pea oma kotti vedama, aga ta ütles, et ta tahab, et tal on siis vähemalt midagi teha. Ma ei nagu ütles, et istub seal päev läbi, vaata, et siis tal on ainuke asi, et saab kellegi kotti vedada. Oma mure. Ise tahtis. Jah, aga me ei otsi jätnud, sest meil ei ole isegi sulli siin kohal. Esiteks. Kõik see muu välja jätta. See tuba on reaalselt 5 meetrit receptionist, nii et noh, ma ei tea. Jah, nagu reception on seal teleka taga. Selle taga. Aga noh, 1 öö. Veame ära. See nagu normtuba. Ega siin nagu... Tuba on normal, lihtsalt veits õhku vähe, aga... Õhku vähe, aga jah, muidu on nagu... Voodi on nice. Väga norm. Ülejäänud polegi tähtis. Mõtlesin, et teeks siis ühe targa liigutuse ka, et peidaks ühe pangakaardi rahakoti vahelt ära. Viskaks selle kotti kuhugi sahtlisse, rahakott jääb enda külge. Ja siis veel mingi turvalisuse värki teha siis telefonist viipemakse võtama ja virtuaalkaardi, et ta on siis Apple Pay jaoks. Nii et ma saan kasutada Apple Pay'd niikuinii.
nii siis võtsin maha swipe payments ehk siis see kaardi, see mis iganes selle osaga, eks kui swipe'ib, saab maksta. Ja siis ka selle, et contactless payment ehk siis kui paned selle sinna kaardilugeja vastu, selle võtsin maha. Ja Revolutis on siuke asi, et see ei efekti Apple Pay'd, nii et ma saan seda kaarti Apple Pay's kasutada rahulikult edasi. Et siis nüüd tundub nagu veits turvalisem see asi. Tulime siis üle tee, meie aken on täpselt seal. See seal. Tulime üle tee ja siis kutsuti sisse ja visati sisse nii-öelda. Aga öeldi, et 15 prossa saab alla, kuna me oleme siit kõrvalt hotellist. Nii et hinnad just mingi on siuksed Eesti-pärased pigem. Pigem Eesti, jah. See tegelikult see ühe kebabi prae hind on mingi 15 euri. Ma ei viitsinud ausalt kandida mitte kuskile. Siin võib-olla selles kandis on kõik suht samad hinnad. Ja ma usun, et see on siuke kallim kant, aga kõht oli tühi ja süüa tuleb ja ei viitsinud kaugele minna ja tahame magama minna kohe varsti. Nii, tellisime tegelikult ainult kebabi, aga meile toodi praegu mingit asja ka. Ta tegelikult midagi õues enne rääkis ja ma arvasin, et ta mõtles siis, et seda saate siit tellida seda, aga nagu võib-olla ta mõtleski, et saab tasuta. Siin on mingid möginad, saab mõista. Tõesti, restoranis maksime vaid pearoa ja jookide eest. Eelroog, õhtune tee ja magustoit anti meile täitsa tasuta. Saime proovida toite, mida muidu ise ilmselt poleks kunagi tellinudki. No nii ka täis, jah. Jaa, nii hea söök oli. Mulle väga meeldis. Magustoit oli hea, sooltoit oli hea, very good. Õlu oli ka hea. Õlu oli ka hea. Aga pigem sükke ikkagi Eesti hind. Ei, jaa. Läks vist 35 euri, jah? Jah. No ütle, mis seal selja taga on nüüd. No selja taga on sinine mošee, the blue mosque. See on päris suur. Sandra lubas, et hakkab meil ilgelt stories'id tegema, sest No ma proovin. Uus ja parem iPhone. Jah, aga ei, aus kant, nagu see ongi siuke kant, kus Istanbulis peaks ära käima mu arust. Vähemalt oma silmaga, need on väga ägedad ehitised. Ükskõik, kas usud neid või mitte. Ja see teine ehitis oli ka siin. Ja Hagi ja Sofia on täpselt su selja taga. Otsime poes šokolaadi. Sisu on selle sama asjaga, mis Dubai šokolaad on tehtud. Ma ei mäleta, mis see mingi tainas oli K-tähega, aga siin on see metspähkliga. Ehk siis on nagu natuke teise maitsega. No tainas siin küll väga näha pole. Mingit pulli ei olnud, aga äkki on hea maitsega. Ma istin nagu Kinder Bueno. Need geisha kommid. Täpselt samamoodi. Ei veits parem isegi kui geisha komm. Geisha on juba väga hea nagu. Geisha on üks mu lemmikuid, nii et see on nagu isegi veits veel nagu. Ta on mingi ekstra, mingi hea asi. Very good taste. Ainult 3 euri maksis natuke skämm. Mingi nurga poest ostja, aga noh. Ilmselt oleks odavamalt see on. It is what it is. Kesktalvise Istanbuli tänavavahed oma jaheda hõngu ja tänavalaternate valgusega väga palju rahvast just välja meelitanud ei olnud. Rohkem vist ringi vaadates oli näha neid pisikesi maisikärukesi. Nendest sai sirge seljaga mööda kõnnitud, kuna kõhud olid veel täis. Millest aga ei saanud nii lihtsalt mööduda, oli see Türgi maiustuste pood. Ühesõnaga, linnatiir sai tehtud. Võtsime poest natuke baklavad ja keerame need pinge alla ja siis läheme magama. Aitab küll. No võib-olla kõike kohe ära ei see on nii ka magus, aga maitseme natukene. Ma tegelikult olen nii väsinud juba. Maga. Tududa. Tuleb hea uni. See on garanteeritud. Või kui siin autod lasevad. Kõrvatropid kõrva, siis see on fine. Sellepärast oligi üks asi, mis mul peab olema alati kaasas, kõrvatropid. You never know. Võtsin, aga mulle ei meeldi nendega magada, nii et vaatab. Mulle meeldib tegelikult, kui on kerge müra.
mulle ei meeldi, kui on mingi muusika, aga kui on mingi siuke sahin, white noise on fine. Ma olen täiesti vastupidi, mul on nagu see, et palun haudvaikust, nii et ma olen nagu hauas surnud, nagu sellist vaikust. Mulle tegelikult kunagi alguses ei meeldi ka see, et kõrvatropid vaata nagu tuksub kõrva sulle. Yeah. Aga nüüd ma olen ära harjunud, nüüd see on hoopis nagu relaxing, et see on nagu, et see on täpselt see, vaata, et nagu mõni loeb lambaid, kui teeb magama, siis sa tunned seda tõng, et see on nagu sinu see meditation, vaata. Yeah, kuuled enda verd liikumus. Aga igatahes magatud saab ikka, oleneb lihtsalt kui kvaliteetselt ja kui kaua. Aga näeme homme. Näeme homme. Toodi siuke taldrik sulle. Ja hommikusöök hotellis. Jah. Hinnases. Siin ma nägin, et kellegile toodi veel munaputru, nii et ma veel loodan. Äkki ma saan kõike muna. Munaputrusega, vähemalt midagi head toitvat. Aga ma vaatasin seda vorsti ja mõtlesin nagu huvitav, millest see vorst tehtud on. See näeb kõige katlasem asi siin taldrikul välja. Reaalne lastest vorst. Maitse seda. Nagu see maitses küll nagu vorst, aga see tekstuur ei või olnud üldse nagu vorst ikka. See on siuke kondipurune tekstuur. Aga me sööme siin hommikustega ära. No nii, päev 2 on alanud. Reisipäev 2. Ehk siis meil on täna siuke travel day jällegi. Sõidame, või meil on tunnike Istanbulis ja siis me sõidame rongiga lennujaama ja siis sõidame Vietnami. Aga selle tunni jooksul näeb valges ka natukene seda linna. Jah, tegelikult me näeme suht sama koha peale algust, ma arvan. Aga siis näemegi, kas on see mošee ka lahe, kui on valge. Suur maja on suurte tornidega. See on nagu täpselt siuke torn, nagu kus Rapuntsel peaks välja viskama juuksed. Ainult, et neid on palju. Aga see ennem ütles, et valges ei näe see nii äge välja, kui ühendas oli. Selles suhtes nüüd ma näen nagu lähemalt, siis on nagu teine asi, aga kui kaugelt olid, siis valges ei tundu üldse nii lahe. Kui pimedas olid tuled, olid nagu ägedad. Aga selles suhtes hästi suur on ikka nagu lahe. Mul mingi 100 korda ütlesin sõna, lahe, nii lahe. Lahe. Siin isegi siuke meka vibe on. Väga vinge. Sander arvas, et tahab ikka sisse minna ja siis me lähme... Jah, ma arvan, et saab küll tasuta. Siin on see, et kui sa ei ole kaetud äkki piisavalt, siis sulle siis ei lasta antakse midagi seal. Tuleb ära võtta. Sinna peale, jah. Vaatsin alguses, ma ei tea väga sellest islamikultuurist midagi. Ma vaatsin alguses ühel kohas oli see, et prayer area for women. Mõtlesin, et äkki siis on nagu ühel pool mingi naised, teisel pool mehed, aga tundub, et naisi on lubatud ainult sinna nende riiulite taha, sest et siin on ka igal pool nende riiulite juures on need prayer area for women. See tähendab, et siin keskel võivad ainult mehed palvetada. Ma arvan, et see keskmine osa on siin hoopis turismiala ja siis mehed palvetavad seal selle aia taga. Ei, no selles suhtes muidu küll, aga et naised ei ole nähtaval. Vaata, neil on kõigil on need kohad on ees, et naised ei tohi nähtaval olla. Ja tegelikult vist palve ajal oli see üldse kinni. Seal oli mingi sildid väljas, et mis kella... et ilmselt selleks ajaks siis nagu mingisugune turistid ei tule siia sisse lärmama vaata. Ja, meiesugused. Jah, neil on ju 5 palve aega on päevas. Vaatsin neile. Siis ei saa siia. Esimest korda elus siis nagu mošee sees ka käidud, aga me vist olime natuke liiga kaua ja nüüd on nagu suti kiire vist.
aga kuule, see on hoopis õnneks siinpool. 3 minutit on sellesse rongijaama. Aga siin samas ju. Kuskil siin, jah? Hihi. Siis läks hästi. Vedas. Ja meil on aega praegu, eks ju. No jah, aga pigem läheks sinnast rongipilet tuleb ka osta enne. Ja. Seda ütles, et seal samas stationis saab osta. See on hästi. Hello. Hi. Can you help me? Yes, of course. Where I can get to, I think it's a train, Where do you want to go? to the airport. To the airport. Yes. Yeah, you have to get on the tram. Okay, it shows that some kind of train is going straight from here. No. Before the bus was here, Ah, but they don't go anymore from here, you know. ah Now okei. they live from the Aksaray. Vahel Google ei räägi tõtt. Näiteks praegu, kuigi ma receptionis selle onu käest küsisin, kes meil seal oli, ta oli mingi, jaa, it's very good. Ma no nii, aga võib-olla ta siis ei teadnud väga hästi. Millest me räägime siis hetkel? Me räägime hetkel transpordist siis. Pidi minema üks buss või rong või midagi siukest pidi otse minema sinna lennujaama. Aga ta oli mingi, ei, et siin pead 4 peatust trammiga sõitma siis sealt kuskilt. Ja eks meil on veel üks trammipilet mõlemal. Jah. Ostsime siis lennujaamasse üks 10 korra kaardi. Meil on nüüd 4 sõiti ja kaart sai otsa, nii et ma arvan, et see esimene lennujaama metro võttis 2 sõitu ühe nagu sõidu asemel. Kõik 1 korra sõidud ei ole võrdsed. Aga nüüd ootame peatuses trammi, et siis rongijaama sõita ja sealt lennujaama. Ma ei tea, kas see oli rongijaam. Mingi kuskilt midagi läks, võib-olla oli buss, sest ta ütles, et buss kunagi käis siit, nii et võib-olla saab buss. Ma ei tea. Jändasime päris kaua, ma lasin 2 erinevat kaarti Apple Pay'st läbi. Siis mina lasin 1 kaardi Apple Pay'st läbi, siis Hans pani veel eraldi 2 korda erinevat kaarti masinasse ja siis mingi 6 korra peale kokku saime lõpuks oma 2 kaarti. Nagu what the hell. Ma lasin cancelis ära lihtsalt. Ta oli lihtsalt mingi, ei kuule, ma täna praegu ei võta, järgmine kord mingi. Siis on mingi, no. Siit õppetund siis, et tuleb reisil alati hoida mitu kaarti kaasas ja võib-olla rohkelt ka virtuaalkaarte. Ja, aga pluss veel tuleb varuda aega piisavalt. Kui me oleks läinud nüüd mingi viimasel hetkel hakkaks minema ja oleks kauem aega läinud, siis võib-olla ei oleks lennuki peale jõudnud äkki. Me ei ole veel lennuki peale jõudnud, aga noh. Meil on veel 2 transporti minna. Sealt tuleb üks kohe. Jõudsime Istanbuli lennujaama, tulime lounge'iga. Sandra läks just toitu tooma, aga kohe jõuab ka. No nii. Mis sa ütlesid just? Ma ei mitte midagi aru sellest lounge'ist. Vaatasin ringi inimesed, siis on mingi järjekord, mida te järjekordate? Peab ootama, et keegi sulle ise tõstab mingit sööki. Ma ei nagu no clue, mis siin sees on isegi, sest et seal polnud mitte ühtegi silti. Ta oli nagu, ma olin nagu jah, I don't know. Jaa, ma olen ka teen siis toidutiiru. Muust eelmine kord oli natukene nagu vabam seal, sai ise toitu tõsta. No kuidas maitseb? Kohe maitsin. Maiustus. See nimi oli tiramisu. Ma siis vist nagu šokolaadi kookvahuga. See hambadega annab pruunid nüüd. Väga hea. Alli Kaatari meil anti lennukast. Sokid. Siis kui külm hakkab. Aga külm siin ei ole. Võib-olla see on lihtsalt, et sa tahad haisvad seklud jalast ära visata ja siis panna nagu päris sokid. Siis on hambari. Seda ma näen esimest korda. Airplugs, kõrvaklapid. Kõrvatropid. Tropid, jah. Otsin on hambapastaga. Silmaklapid muidugi. Punased siuksed. Saab siit rullallad välja. Sussid on ka näiteks. No nii. Väga vahva. Kõrvaklapid on ka. Siin ei ole need tropid, et kõrva peale käivad. Ma arvan, et mingi lastekisa ikka ei hoia ära.
ei, seda küll, aga see on parem, kui sa tahad filmi vaadata. Kui lastekisa tahab ära hoida, siis paned enda AirPodsid. No nii. Läheme siis Istanbulis Koksi minni, kus praegust on pime ja kell 5 hommikul jõuame kohale. Kohaliku vajale. Maandusime just lennujaama, aga lennusõit ei läinud just kõige meeldivamalt, ütleme nii. Ei, mul hakkas jah 3 tundi ja mul hakkas põiepõletik. No alguses ma olin mingi, et ma ei tea, juba pisseda kogu aeg, vaata, käisin pissil. Ja hakkas räigelt valu, siis ma ei mingi persi. Ja lõpuks ma istusingi lihtsalt vetsu, siis ma kuulsin podcasti, vaatasin filmi. Vahepeal tõi välja, keegi tahab ka vetsu. Ja siis aga suren. Ja siis kui maandusime, siis panime neti sisse. Mu paps oli kirjutanud, et kuule, et näeme äkki terminalis, et panin emmele valed andmed viisasse ja nüüd nad peavad hommikul kell 9 nii viisat ootama. Nemad maandusid vist 12 aeg äkki või? No nii. Nii et... This is crazy. Reis on väga edukalt alanud, ütleme nii. Jah. Ilma viperuteta ei saa ükski reis olema. Kas sa kuulasid? Vaata, kes seal on. Näe, ämm on ka seal. Oota, kas te selle fast tracki võtsite? Jah, 5.05. Jumalast õige aeg, praegu lõi niimoodi siiamaani ei tulnud ühtegi lennukit, umbes 2 tundi. Ja nüüd pani pauguga kraisima kõik vaat täis. Ma lugesin kokku mingisugune 6 inimest. Samade probleemidega on siin maganud öö läbi pilkidel. Nagu te näete, maailma kuulus laulja istub siin niimoodi Vietnami lennujaamas. Ootame millal hommikul kell. Alguses öeldi kell 10, siis läks 9, siis juba öeldi 8. No tule 8. Me läheme igaks üks ja kell 7. mina ütlen, et me läheme kell 7. Vaatame, mis siis saama. Ja homme hommikuni siis. No see on juba täna siis. Täna hommikul? Täna hommikul. Okei. Täna hommikul. No, siis äkki on lootust. Siis on lootust, vaata seda. No nii, Sandra läks vetsu veel viimast korda, tellisime Crab'i, läks vist 3.80, loodame, et auto jõuab kohale ka. Kuigi ma nüüd mõtlen, et äkki me ei ole lennujaamast veel välja jõudnud, et äkki siin on veel mingi kontroll või asi. Aga viisast saime läbi ja sain templi ka. Nüüd on official kõik. See gaasi väest mingi 35 kraadi rõõm. Oh my god. Poleks pidanud ikka nii sooja tulema, eks? Mul on juba selgmärg, ütleme nii. Väljas pole veel jõudnud valgeks isegi minna. Ja, kell on mingi 6 kohe saamas. Ja ma arvan, et nüüd me oleme natuke aega hotelli taas ja ma tahan tühjaks peiretada ennast ja võib-olla natuke puhata ka. Esimesed hetked on Aasias juba veedetud, kuid pikk reis on alles ees. Kuidas läheb esimene päev Vietnamis? Hakka meid jälgima ja näed juba peagi.